Tere! Tere sõbrad! Väga tore teid kõiki näha siin ja et te olete vastu pidanud pika päeva. Te näete, mul on seljas üks vahva särk, mida te saate kõik endal sealt lahkudest osta, sest Fermi energia tähendabki Fermi energiat. Sest Enrico Fermi oli see, kes tuvastas selle, kuidas seda tähtede kokkupõrgatatud energiat lahti muukida. Loomulikult, see protsess oli väga-väga pikk. Aga see, mida me kanname ka endas, ongi Fermi energia. Fermi töö kultuuri, kui kiiresti ja tõhusalt ta töötas. Ja see tema Fermi see töökultuur ja töö tegemise kiirus on see, mis on, ja julgus, see on see, mis iseloomustab Eestit üldiselt ka. On seni 100 aastat sellest ajast, kui me venelasi võitsime või Nõukogude Venemaad võitsime sõjas, sellest ajast peale ja iseseisvuse taastasime, eduka riigi rajasime, sellest ajast peale meid on iseloomustanud, kuidas me oleme ettevõtteid teinud. Nagu president Kaljulaid ja ka peaminister Ratas on korduvalt öelnud, see kliimamuutuste väljakutse, see saab olema Eesti üks paras proovikivi. See ongi selle generatsiooni, meie generatsiooni proovikivi. Ja ma isiklikult ütlen nüüd, miks ma lahkusin Eesti geoloogiateenistusest ja aasta tagasi otsustasin, et täielikult pühendun Fermi energia tööle, et see asi realiseerida. Siis sel hetkel meil ei olnud jaanuaris 2019 investoreid, kelle üle me täna võime, kelle abil me oleme täna need tööd valmis teinud. Et siis meil ei olnud kaugeltki seda kindlust, et me jõuame täna siia. Meil ei olnud ka täna siis nii selget plaani. Täna meil on palju selgem plaan, kuhu me järgmised aastad jõuame. Et see minu motivatsioon oli see, et nagu Sandor ütles, tegelikult meie selle taust või töö selle tuumaenergia valdkonnas ulatub päris pikalt kaugele. Ja kui sul on selline taust ja sellised teadmised, sellised inimesed nagu Henri, Kaspar, Merja, siis sa saad aru, et sul on teatud vastutus. Sul on vastutus ajaloo ees, sul on vastutus Eesti ees, sul on vastutus nende inimeste ees, sul on vastutus selle ees, et sa oled selles positsioonis, see võimalus realiseerida. Ja ma võtsin selle vastutuse. Ja meie koos võtsime selle vastutuse. Ja sellepärast ma südamest ütlen, sellepärast ma seda teen. Me peame tagama Eestile energiasõltumatuse iga ilmaga. See, et kui tuul puhub ainult, see ei ole vastuvõetav. See lihtsalt ei ole vastuvõetav. See on ühe hädise, nõrga, viletsa, mitte julge, siuke nagu, sellega saame kuidagi. Aga kui sa võtad kõige keerulisema jõu, üks väiksem riik, võtad selle ette, see on Karl Partsi, see on Pätsi, see on meie ajaloo vääriline. Et me täna tutvustasime neid tööd, mida me oleme terve aasta teinud. Terve aasta on erinevad inimesed, 10 inimesed tegelikult seda tööd teinud. Nende kõik, kes ettekanded tegid, nende taga on teised inimesed, kes on tööd teinud. Ja meie asutajad on tööd teinud. Ja järgmine aasta teeme veel tööd. Eile me arutasime põhjalikult meie partneritega, milliseid töid me teeme, mis on nende lähteülesanded, mis on tööjaotused. 3 kõige olulisemat tööd. Esiteks, seesama loamenetlus, litsenseerimine. Kuidas see detailselt toimib? Seal on väga palju detaile. Ja mul on väga hea meel tutvustada teile Helen Cooki Austraaliast,
kes on meie Fermi-Energia uus partner ja tegeleb selle õigusküsimusega ja Fortumiga koos töötame litsenseerimisküsimuses. Teiseks ehitusaeg. 10 aastat ehitamine ei ole aktsepteeritav. Sellist jaama ei hakata enam ehitama. Kes sellised jaamu ehitavad, lähevad pankrotti. Meie ei kavatse sellist lollust teha. Et me analüüsime põhjalikult koos Vattenfalliga, kuidas on võimalik tuumajaama ehitada 3 aastaga. Ja koos Merkoga. Ja 3. töö. Kogu aeg küsitakse, no kuhu te teete selle tuumajaama? No kuhu? See on üks põhiküsimus. No kõik tahavad sellest tselluloosi asjast rääkida. Kõik on sellest, kui äksi täis. Eestis ei saa kanalat ka tehtud. Hirmus lugu, eks ole, et igal pool on inimesed vastu. Et igal pool, nagu väidetavalt, siis inimesed on lolliks läinud või? No tegelikult Eesti inimesed ei ole lollid. Aga rumalaid ja sellepärast teha tselluloositehast 10 kilomeetri kaugusele ülikooli linnast ei olegi mõistlik mõte. Aga samuti ei ole mõistlik mõte teha tuumajaama looduskaitsealale, üleujutusohtlikule alale, ega Tallinna lähedale, ega ka maastikukaitsealale. Nii et koos Tractebeliga Belgiast me analüüsime põhjalikult, eelanalüüsime neid võimalikke asukohti. Aga meil on veel mitu tööd. Et me analüüsime põhjalikult kütuse peale energiatootmise kasutamist, analüüsime sotsiaalmajanduslikke mõjusid koos Tartu Ülikooliga palju põhjalikumalt. Ja me hakkame tõsiselt suhtlema Eesti ja Läti energia suurtarbijatega, et see mudel, mis Soomes on võimaldanud uut tuumajaama ehitada ja isegi kui nad on ehitusaega ületanud, võtta laenu intressiga 1,125 500 miljonit eurot eelmisel aastal. Seda ärimudelit hakkame samuti, mille nimi on Mankala, hakkame väga põhjalikult uurima, et selgitada Eesti tööstusettevõtetele, kuidas see toimib. Me analüüsime ka kaugkütte tootmist väikemoodulreaktorist ning vist võib-olla isegi kõige olulisem, mis möödapääsmatult võtab meil kõige rohkem aega ja mis tõttu me kahjuks kindlasti ei saa täna tuumajaama ehitama hakata, on see, et inimesi ei bakalaureusekraadiga ega magistrikraadiga lihtsalt ei tee mõne kuuga, 6 kuuga või 8 kuuga, see võtab lihtsalt aega. Eksamid võtavad aega, ainete õppimine võtab aega, nii et seetõttu me oleme valmis kulutama juba käesoleval aastal ja mul on väga hea meel, et Juhani Hüverinen Lappeenrannast on siit, et eelmine neljapäev kinnitas, et nad valmis 5 magistriprogrammi 5 eestlast sisse võtma. Me oleme valmis need kulud kandma, nagu Eesti Energia kandis 2007. Ja KTH-sse Stockholmi kindlasti leiame ka tublid kandidaadid. Ja mul on, tähendab, et tuumajaama ei tee nagu üksinda. Mul on ülihea meel, et me oleme leidnud väga head partnerid, kellega me oleme selle aasta koos tööd teinud ja meil on väga head partnerid, et teha eelmise aasta tööd ja nüüd järgmise aasta tööd. Nii et järgmine aasta me taas toimub konverents ja nüüd aasta peale seda ja aasta peale seda ja peale seda, kus me avaldame kõik informatsiooni, mis me uuringutest oleme saanud, täielikult. Sest nagu Sandro Liive on ütelnud õigesti, tuumajaama salaja ei tee. See mingi salastatuse kultuur, mis pärines seal 50-ndatest ja 60-ndatest, see on minevik. Sellist asja tänapäeval ei ole normaalne lihtsalt. Taas tagasi, miks me seda teeme? Minu isa on 73-aastane. Ta on sõitnud praktiliselt kõikidel Tartu maratonidel. Isegi siis, kui ta on palavik. See aasta ta ei saa minna maratonile. Ei toimu Neeruti maratoni, ei Tallinna maratoni,
See on täielik katastroof tema jaoks. Aga ma ei tea, kas järgmine aasta toimub maratoni. Kas aasta peale seda tuleb lund? Kui nii edasi läheb ja muudkui põleb, Siber põleb, Hispaania põleb, Kreeka põleb, California põleb, Amazonas põleb, Indoneesia põleb, Austraalia põleb ja siiani põleb. Helen tuli äsja Sydneyst, ütles, jah, vihmad sadasid, aga ikka on kõik tossu täis. Kui nii edasi läheb, see on õudne. Meie oleme süüdi. Me peame selle lõpetama. Me peamegi põletamise ära lõpetama. Nii et, mida Brett rääkis, võib-olla on sul õigus. Võib-olla sul on tõesti õigus. Et me peame aga hakkama tõsiselt mõtlema sellele, kuidas kogu seda pattu, mida me oleme atmosfääri heitnud, kuidas seda välja tõmbama hakata. Muidugi sellega kaasnevad omad keerukused. Mul on ka ülihea meel teada anda, et lisaks 2 koostöö kokkuleppele, mis me allkirjastasime Fortuna Tractebeliga, me eile sündis ka midagi muud. Et me moodustasime sellise asja nagu Euroopa väikemoodulite alliansi. Selle moodustajateks olime meie, Fermi Energia, Poolast Synthos, Green Energy, Tšehhist ČES, Suurbritanniast Guardian Power ja Iirimaalt Better Environment Nuclear Energy. Iirimaalt, kus on seadus, et ei tohi tuumaenergiat teha. Inimesed usuvad, et tuleb tuumaenergiat teha. Dennis, where are you? Yeah, he's the guy. Dennis ongi siin. Mina arvasin, et mina olen hull, aga iirlased on ka päris kõvad tegijad. Ja meie eesmärk on tõepoolest Eestis teha peale seda, kui Ameerika Ühendriikides on esimene omatüübiline valmis ehitatud, loamenetlus läbitud ja valmis ehitatud, et meil Eestis oleks võimekus inimeste poole pealt ja regulatiivne võimekus, et taotleda luba esimese moodulreaktori rajamiseks Euroopa Liidus. Kuid peale seda on meil vaja kümneid ja kümneid jaamu, lihtsalt et asendada juba täna suletavaid vanu tuumajaamu ja suletavaid söe- ja elektrijaamu. Ja tegelikult on vaja kõik gaasijaamad ka kinni panna Euroopas. Sest nagu mida ütles Brett, seal on õigus. Me peame selle lõpetama. Me peame põletamise lõpetama. Ja teate, mis julgeoleku seisukohalt? Siis tuleb demokraatia Venemaale. See on ka üks asi, mis mind isiklikult natuke motiveerib. Need tagasi Enrico juurde. See, mida nagu tegid Enrico ja tema kolleegid 50-ndatel ja 40-ndatel Euroopas ja 30-ndatel, kus nad tõepoolest leiutasid tuumaenergia, mis kogu aeg oli oodanud, aga nad leiutasid selle läbi töö, läbi pühendumise ja küllaltki kiiresti. See on see, mis meid tõeliselt inspireerib. Nii et ma loodan, et ka järgmine aasta meil toimub väga huvitav konverents ja ma loodan tegelikult veel rohkem teisi Euroopa rahvaid siin näha. Meil on siin täna sakslasi, ja palju soomlasi ja rootslasi, kuid meil on veel vaja sloveenlasi, slovakke, rumeenlasi ja palju teisi, kes saavad aru, et tegelikult ongi vaja see paganama põletamine ära lõpetada. Aitäh teile!